Eelmisel nädalal valis Tartu linnavalitsuse eliitekliiniku linna edukaimaks meditsiiniettevõtteks. Kliiniku eksport ulatus peamiselt Soome ja Rootsi patsientide arvelt üle 200 000 euro. Kas võiks sellest jõukusest mullegi midagi pudeneda? Miks mitte? Heale spermadoonorile lubatakse ühe paugu eest 52 eurot puhtalt kätte. Minu selja taga asuvas Lahite erakliinikus on kunstliku viljastamisega tegeletud 2001. aastast alates. Aastate jooksul on siit läbi käinud ka mitmed meediaväljaanded, aga midagi sellist, nagu te nüüd näete, ei ole kunagi varem tehtud. Torpedo astub sammu edasi ja minust saab Eesti esimene mitteanonüümne spermadoonor. Seiklus algab siit. Kuid häda. Ilma filmita ei tee ma küll midagi. Lähme pärime aru. Kas videot saaks ka panna mängima seal ruumis? Jah, saab küll, aga ma täpselt ei tea, kuidas see käib. Aga seal ei ole diski sees? Filmi, ma otsin kohe. Aha, see on nagu populaarsem. Ma tean, et on 5 tundi vist kestab. Aga kui kaua tavaliselt läheb seal meestel? Aga üldiselt nad ei kasutagi seda. See film ajab pigem nutma, kui armurõõme jagama. Aga nüüd ma oleksin tänulik, kui mind jäetaks tööruumi üksinda. Töö vajab tegemist. Paraku nõuab Eesti seadusandlus doonoritelt anonüümsust. Kaamera ees onaneerides on seda raske saavutada. Ühise nõuga saame aga sellest probleemist jagu. Kliiniku juht Andrei Sõritsa lubab toodangut jagada riikidesse, kus doonorid on avalikud. Seega miks mitte ka sellesse Taani lesbiperekonda, kus 2 spermapanga võsukest juba võrsub. We would have gone abroad if it wasn't as easy as it is in Denmark, but we could have what we wanted right here in Aarhus. We wanted to have an open donor so that the children will have the opportunity to meet him when they are 18, if they want to. And that's why we went to a private clinic. Tagasi Eestisse. Juhujärglaste saamine pole siiski vaid kättevõtmise asi. See on spermatosoidi portree. See on see ideaalne siis? Hea doonor peab olema stabiilne, nagu kettaheitja Gert Kanter, kes kõik 6 katset üle keskmise lennutab. Sõritsa räägib, millised nõudmised tal kandidaatidele on. Teil on siis sellised kantereid siia vaja rohkem? Täpselt nii, me tahame kantereid selle pärast, et ma ütlen, sellest sõltub aeg. Ja meil on vaja, et ikkagi nagu kindla peale, et iga pauk nagu töötaks, nagu kanteril. Siis me ütleme, küsimus mitte sellest, et teiega ei ole võimalik last saada. Küsimus meie jaoks on sellest, aga kui kiiresti. Võrdlus tippsportlastega paneb muretsema ega väikeste poiste maratonivõimeid ometi väike naps ei kahjusta. Alkoholiga on nii, et väikses doosis alkohol ei ole mürk. Kui te joote klaas vein päevas, siis ei ole kindlasti mõjutav põhjus. Nagu kuulsite, klaas veini pole patt. Peaasi, et ei läheks nii hoogu kui järgneva loo kangelane. Mõni aasta tagasi mina istusin seal vahefuajees, vaatasin televiisort, ma nägin, tuleb mees kohale ja toigub. Kõige kindlam on lasta tal lihtsalt ära käia. Ja nii ta siis seal ruumis oligi igavene aeg. Lõpuks tuli ta sealt välja, palja jalu ja püksata. Seisis sinna ukse piida juurde, väga viisakas. Ma vabandan. Kas teil oleks mulle anda teist ajakirja?
mina ei ole sellega harjunud, mul peab olema see ja see. Ma ütlesin, kahjuks ei ole, ainult see on. No ei ole viga, ma saan hakkama. Ja saigi. Ja ma tundsin huvi, mis seal siis on. Andis selle siia ära. Seal oli mass spermatoide, mass kõik surnud oli. Mitte üks ei liikunud. Pingade peal läks ikka rohkem kui keskmine vahekord. Proov on antud ning nädalase töö tulemus purgis, sedapuhku sõna otseses mõttes. Nüüd jääb vaid oodata, mida näitavad doktor Oti analüüsid, mille tulemused selguvad 2 päeva jooksul. Väidetavalt sobib doonoriks vaid iga 20. mees, mis tõttu ei maksa ilmselt väga solvuda, kui minu teeneid siin ei vajata. Küll aga tähendab minu kvalifitseerumine spermadoonoriks ajaloolise ajakirjandusliku projekti sündi. Kliiniku personal peaks nüüdseks tööga valmis olema jõudnud. Kohe saab selgeks, kas ja kuivõrd on mind õnnistanud viljakus jumal ning kas võin oma nime kirjutada Andrei Sõõritsa tõutäkkude kuulduste halli. Me ei tea, aga praegu seda liikumine võib olla täiesti funktsionaalne asi. Selle järgi ei saa veel absoluutselt öelda, et doonoriks ei